Tere! Rõõm teiega taas kohtuda. Seekord oleme Pelgu linnas Kolde puiesteel ja oma kolde lähedal. Pelgu linnas on kauneid kohti, usun täiesti kindlalt, aga üks, mida väga paljud teavad, on Kolde puieste oma koldemajad. Millal need majad ehitati? Jah, et Pelgu linnase vanem osa on suures osas miljööalane kaitse all, aga need omakolde majade grupp on lausa ehitusmälestistena kaitse all. Et me oleme siin siis Õle tänava otsas. Õle tänav oli tsaari ajal ja veel isegi Eesti ajal Pelgu linna peatänav. Ja tegelikult siin oma koldemajade kandis laius toona 20 aastate alguses veel heinamaa. Et see on selline põllapealne kinnisvaraarendus. Aga oli tõepoolest esimese Eesti aja algus, siis 1920 aastad. Eesti riik oli just sündinud, oli kujunemas keskklass ja samas tuli ehitada niisuguseid kaasaegseid siis äärelinna kortermaju. Sest need tsaariaegsed lenderimajad olid niisugused odavad tööliste üürikortermajad, kus mugavusi ei olnud, aga elatustase oli tõusnud ja tekkis tõesti vajadus sellise kaasaegse Eesti kodu järgi. Ja toona siis hakkas Eesti riik andma sellist odavat ehituslaenu, mis soodustas Tallinnas sellist kinnisvaraarendust ja selle siis ehituslaenu baasil on moodustatud mitmed ehitusühingud toona, sest seda laenu ühel perel oli kallis võtta, aga kamba peale juba sai täitsa nagu mõistlikult. Ja aastal 1922 on siis kinnitatud selle oma koldeala planeering, linnavolikogu otsus ja toona siis siin arendus pihta hakkas. Need kõige vanemad majad on siin projekteerinud siis toonased kaks noort andekat arhitekti, Herbert Johanson ja Eugen Habermann, kes üldse on Tallinnas väga palju kuulsaid maju projekteerinud. Just samal ajal aastal 22 sai ju nende meeste koostöös valmis meie Riigikogu hoone, mis on maailma ainukene ekspressionistlikus ehitusstiilis parlamendihoone. Nii et samal ajal nad hakkavad kavandama ka siia siis Pelgu linna lõppu heinamaale seda oma kolde siis hoonete gruppi. Ja esimesed majad saavad siin valmis 1924. aasta lõpuks. Ja eeskuju nende majade puhul, mida me siin ka näeme kolde puiesteel, on siis võetud Saksa töölis aedlinlikust, siis eeskuju on võetud Saksamaa töölis aedlinnadest, et isegi kunstiajaloolane Mart Kalm on isegi seadnud kahtluse alla, kas päris Habermann ja Johanson ise need majad on projekteerinud või tõesti nad siis kopiti maha nende Saksa majade pealt. Aga igatahes väga ilus ja terviklik näide siis esimese Eesti aja nendest siis ehituslaenuga ehitatud hoonetest. Palju siin kortereid ühes majas oli? Ja, et need on erinevad, et see on tavaliselt siis on neli nagu korterid, kaksikmajad, et just mugavused sees, oma vannituba WC, et see kõik oli toona ikkagi väga uus ja trendikas lahendus. Või iseenesest võiks ta ka ridamaja nime all olla, mis meil tuli suuresti ju üsna hiljaaeg, mitte üsna hiljaaeg, ikkagi märksa hiljem, nii et see võiks ka esimene ridamaja olla või? Jah, et me just siin Kolde puiesteel näemegi siis kõige esimesi aastal 23-24 ehitatud siis oma koldemaju, mis tõesti tervikliku siis ansambli moodustavad. See Kolde puieste lõpp on täna selline tupiktänav, aga tegelikult see tööstusala seal müürib kinni siis juurdepääsu Heina tänavasse. Et kui siin on kõige vanemad oma koldemajad, siis me pärast näeme ka Ristiku tänava ja Kõrre tänava ääres siis natukene hiljem ehitatud siis järgmise oma koldemaju. Kas siit see Kolde puieste pikemalt edasi ei pidanudki minema või oligi nii, et tuleb kõmdi lõpp ette? Ei, siit ikka esialgu oli plaanis seda isegi lausa seda oma koldemajade gruppi pikendada kuni Heina tänavani. Aga täna on juba aastakümneid see tööstusala seal olnud ja mis loobki siia Kolde puieste soppi sellise väga intiimse rahuliku piirkonna, et ma arvan, et kohalikud elanikud ei ole üldse mitte vaimustatud sellest, et siin see tänav saaks avatud autoliiklusele.
Nüüd oleme Kolde puiesteel praktiliselt keskpaigas. Mida selle kohta rääkida? No keskpaigas päris ei ole, aga tegelikult siia Pelgulinna just avatud peaväljakule jookseb kokku Pelgulinna keskpunkt küll, et kui hakata kuskil otsadest tulema. Et kui me alustasime sealt Kolde puiestee alguses, mis on selline tupiktänav, siis tegelikult ju need oma Kolde majad siis panevad ka 20 aastate alguses alusegi Kolde puiesteele, annavad selle puiesteele nime. Ja see puiestee siis pikeneb sinna mere suunas Stroomi randa. Kui Stroomi rand ja Stroomi mets on oma nime saanud 19. sajand Paldiski maantee ääres asunud siis Kõrtsmiku nime järgi. Et sealt tihti rahvas küsib, et kust tuleb see tore kohanimi. Ja tõepoolest siis see Kolde puiestee ühendab siis Pelgulinna Pelgu rannaga, merega ja nüüd me oleme tõepoolest siin vast avatud siis Pelgulinna peaväljakul. See kant on nüüd paari aastaga läbinud päris suured muutused, et siin oli varasemalt parkla, nüüd eelmine aasta siin tehti suurem asfaltväljak ja samal ajal siis Pelgulinna selts, mis on üks Tallinna vanimaid asumiselts aastast 1992, siis tegi linnale ettepaneku, et siia Kolde puiesteele, kui siis asumi südamesse võiks istutada asumi jõulupuu. Ja linn väga meeldivalt tuli selle algatusega kaasa. Meie esimene jõulupuu küll kuivas ära, aga pandi õige pea uus, tehti natukene ka rohkem talle ruumi, et ta rohkem õhku oleks ja see puu on päris hästi siin juurdunud. Ja mis on eriti tore, et sellest Pelgulinna seltsi ja asumi algatusest võtsid kinni ka teised linnaosad, et nüüd on päris mitmesse kohta siis saanud Tallinna linnaosad oma jõulupuud. Aga selle nüüd Pelgulinna puu ümbruses tekkis siis seltsil mõte võiks kujundada asumi peaväljaku. Me tegime ka sellise idee korje siis kohalike elanike seas ja käisime siis mõtte linnaosa valitsusele välja. Taas tuli linn selle mõttega kaasa ja esialgu pandi siia siis noorte jaoks need rularambid, mis olid esialgu mõeldud ajutistena, aga see on hea näide sellest, kuidas ootamatu idee on võetud kiiresti omaks, ehk see väljak ärkas ellu. Hakkasid noored tulid siia sõitma, ruladega hüppama, et see tekkis melu ja nii me tegelikult ka töö käigus seda siis peaväljaku projekti veel muutsime ja tegime otsuse siis kohaliku ka rahva palvel, et võiks see siis ajutine lahendus ka saada osaks sellest püsivast peaväljakust. Ja nüüd siis suve lõpus sügisel siis linn ehitaski selle siis peaväljaku arenduse esimese etapi välja. Siin on, eks ole, pingpongilauad, on siis asumi infotahvel, on istepingid ja oli tore näha, et kui need pingid tekkisid siia, siis tegelikult tulid siia kõik põlvkonnad kokku, et alates kõige vanematest Pelgulinnastest ja muide, Pelgulinnas elab kõige vanem eestimaalane. Siin samas Roo tänaval elab vanahärra Arved Tamm, kes on 107-aastane, kõige vanem eestimaalane, olen tal külas käinud, väga mäluga vanahärra ja tal on üks suur unistus, ta tahab ära näha Eesti Vabariigi 100. juubeli, aga selleks ta peab saama aasta alguses veel 108-aastaseks. Pelgulinn on ka keskkonna mõttes pikaealistele väga soodne. Jah, et selline üpris vaikne südalinna lähedal asuv aedlinna moodi eeslinn on see Pelgulinn. Et ikkagi Tallinn on selline linnake Pelgulinna külje all, me alati ütleme huumoriga pooleks. Et jah, et see tulid erinevad põlvkonnad kokku, et mis näitas, et sellist kogunemispaika või peaväljakut tegelikult on vaja. Ja kellegi koostöös linnaga on mõte siis seda Kolde puiestee arendust jätkata, teha siia veel Haljasalale mänguväljakud ja et see ühendus merega oleks ka koht, kus oleks ka muud tegevust. Kõik need tänavad, mis kõrvale lähevad, siin on kõik võimalikud Heinte nimelised ja Auna tänav ja niisugused tänav. Et miks nad kõik selliste nimedega on? Ja need Pelgulinna tänavate lood on üldse omaette põnev teema. Et Pelgulinn, võrreldes oma naabri Kalamajaga, on ikkagi üpris uus eeslinn. Et Pelgulinna sünnilugu algabki 150 aasta ees, kui hakati rajama Balti raudteed ja koos Balti Vaksaliga 1870 avati siis ka Balti raudtee peatehased ehk tänane Telliskivi loomelinnaku ala siis hakkas kujunema. Ja koos sellega siis tekkis ka vajadus jällegi ehitada töölistele kortermaju,
sest ju see tööstuslik pööre, mis toona algas, tõi kaasa linnaelanike kiire kasvu. Tsaariaja lõpus viimase 40 aastaga enne siis esimest ilmasõda Tallinna elanike arv enam kui kolmekordistus. Et kui raudtee avati, elas 30 000 umbes ja 1914 elas juba 116 000 inimest. Nii et Pelgulinn varasemalt oligi selline soine, metsane, mereäärne piirkond, kus hoonestust väga ei olnud, et eks ta oligi pelgupaik, kuhu sai sõdade ajal siis eeslinna rahvas varjuda, aga kus ka nähtavasti kurikaelad on nagu pelgupaika otsinud. Nii et see kaasaegse Pelgulinna lugu algabki siis 19. sajandi lõpp, 20. sajandi algus ja kui need esimesed tänavad tekivad, siis üks nendest ongi siis Heina tänav, mis kulgeb seal Kopli kaubajaama külje alt. Ja ma arvan, see Heina tänav, mis ju Heinamaale rajati toona, on ka mõjutanud siis kõiki neid järgnevaid nimevalikuid. Pelgulinna selts on ka mingil imelisel põhjusel pannud topeltnimesid tänavatele, et kuidas see nimede muutus ja kuivõrd inimesed mäletavad neid nimesid, mis ennem oli? Et just, et tegelikult kui Heina tänav ja ka Telliskivi tänav on ühed vanemad tänavad, siis on Pelgulinna ajaloos oluline mees olnud ka kinnisvaraomanik Albert Kooba, kes siin siis ehitas maju, rajas tänavaid. Ja üks siis tore legend, mis ka vastab tõele, räägib seda, et Albert Kooba siis hakkas neid eeslinna tänavaid nimetama oma perekonnaliikmete eesnimede järgi. Et näiteks sama Roo tänav minu selja taga kandiski Alberti tänava nime. Ja ka Ristiku tänav oli näiteks algselt Oskari tänav ja tegelikult oli see päris tüüpiline vanades agulites eeslinnades, et kui tänavad sündisid, siis rajati kellegi maale, eks ole. Ja oli ju väga uhke olla siis Vestman Juulitsas. Nii et valdavalt alles esimesel Eesti ajal hakatakse need isikunimesi tänavaid ümber nimetama ja siis ka just need kõrrelised siis levivad ka nendele isikunimelistele tänavatele. Aga ühest tänava nimest on väga kahju, sest legend räägib, et ühel hetkel Pelgulinn kasvas nii suureks, et Albert Koobal said perekonnaliikmete nimed otsa. Ja siit selle toreda kolde lasteaia tagant kulgeb täna Timuti tänav, mis siis kandis esialgu väga toredat nime Tarabella Uulits. Ja olevat saanud siis nime selle Albert Kooba koera järgi. Et jällegi ta saab ühelegi Timuti tänav, et tegelikult oleks päris tore, kui see Tarabella nimi oleks kuidagi nagu linnapildis esindatud. Ma ise olen teinud ettepaneku, et see peaväljak võiks saada Tarabella nime. Linnavalitsus seda ettepanekut praegu hetkel arutab. Loodan, et ka toetavad. Ja Pelgulinna selts on Pelgulinna päevade selliseks maskotiks valinudki siis Peni nimega Tarabella. Ja Pelgulinna selts siis iga aasta maikuu lõpus korraldab suurt Pelgulinna asumipidu, Pelgulinna päevad, kus siis esimene päev on siinsamas Ristiku põhikooli hoovis suur pidu ja teine päev alati on hoovikohvikute päralt. Ja siis me oleme juba mitu aastat selle Pelgulinna päevade raames taastanud korraks need siis vanad ajaloolised tänava nimed. Koostöös Pelgulinna gümnaasiumiga oleme need sildid siis teinud ja pannud siis nende tänaste nimede alla need vanad nimed. Ja ega me need pole pärast ära siit võtnud, et nii mõnelgi tänava nurgal leiab ka need vanad tänava nimed, mis tegelikult aitavadki seda asumi ajalugu põnevat minevikku nagu tutvustada tänastele pelgulinskitele. Järjekordne Kõrreliste tänav ja seekord Kõrre tänav. Just, et siin nüüd me näeme jällegi 1930 Herbert Johansoni siis projekti järgi valmis saanud see omakolde majad. See on tegelikult kolmas tüüp nendest majadest. Et jällegi sellised kaksikmajad, jällegi 2 korrusega, päris kõrge viil katusega, kenasti ka korda tehtud, säilinud. Ja tegelikult on siin kohal kõige hetke ära rääkida siis omakolde ja Ristiku koolimaja saatust teises maailmasõjas. Et muidugi märtsi pommitamise öö, 1944 Tallinna ajaloo kõige õudsem öö. Pelgulinn tegelikult tervikuna pääses üpris kergesti. Et suurem koht, kus põles oli näiteks Mulla ja siis Telliskivi tänava vaheline ala, mööblimaja kant. Põles ka näiteks siin Kolde puieste ääres see tänane Kolde lasteaia siis kvartal. Et see lasteaed on ehitatud pärast teist maailmasõda. Ja need omakolde majad ja Ristiku koolimaja sai kergemalt räsida, eks ole, lööklaine purustas siin katuseid ja aknaid, aga majad ise jäid terveks. Et ainuke maja, mis saigi pommiga pihta, oli siis siin Kõrre tänav number 3 maja,
aga nagu me täna ka näeme, on see kenasti korda tehtud, et tegelikult väga-väga vedas, et see ilus nii-öelda siis oma kolde majade ansambel sõjas terveks jäi. Elamud, seda me teame, et siin Pelgulinnas on, aga peale elamute peab ju olema ka näiteks, kus poes käia, kus veel midagi teha, ühiskondlikud hooned. Just, et nagu me ütlesime, see oma kolde hoonete grupp nagu pikendas Pelgulinna. Ja nüüd me oleme jõudnud tõesti siia Ristiku tänava, siis vana Oskari uulitsa äärde. Ja see majade rivi siis saab valmis 1930. aastal ja nende hoonete siis arhitektiks on Johannes Pikhoff. Et jällegi kahekordsed majad, aga kui seal koldepuiest oli sellised paaris majad, siis siin juba, eks ole, tripikoos rohkem kortereid. Aga nende siis hoonete või elumaade vahel on tehtud ka madalamad osad, mis olid siis mõeldud selliseks nii-öelda ühiskondlikuks tegevuseks sealpool otsas, aga siinpool siis ka väike poepind. Ja tore on see, et see koldepood on üks väheseid eeslinna poode, mis on pidanud vastu selle suurte kaubanduskeskuste survel, et ka siia Sõle tänava äärt järjest kerkib. Aga paljuski need poed püsivad just selle kohaliku kogukonna toetusel. Et siin võib-olla hinnad on natukene kõrgemad, aga sa saad kodu uksest, eks ole, mõnesaja meetri kauguselt kiiresti poes käia ja kõik vajaliku ja väga kvaliteetselt kätte. Et siin Ristiku tänavas on veel üks väike pood sealpool otsas ja tegelikult on Pelgulinn ka õnnelik selles osas, et Telliskivi tänava ääres on alles üks väheseid klassikalisi keldri toidupoode veel. Et neid on kohe eriti väheks linnas jäänud, aga meil on see veel alles, jah. Millistesse kohtadesse inimesed võisid minna või kas nad kogunesid näiteks mingiteks, no ma ei tea, praegu on Pelgulinna selts, kas vanasti oli ka Pelgulinna selts? Oli olemas kohalik Pelgulinna majaomanike selts, kes ka tegelikult seda kohaliku asumliikumist siin ajas. Pelgulinn oli ka toona väga kenasti korrastatud siis aedlinlik eeslinn. Ja näiteks seda sama Stroomi randa arendati kohaliku asumiseltsi initsiatiivil. Toona 30. ehitati ka väga kaunis puust rannahoone, mis paraku põles pärast teist maailmasõda. Et tegelikult see praegune siis uuemal ajal ehitatud rannahoone on üks ebaõnnestunumaid rannahooneid terves Eestis. Et see on rannahoone, mis ei avane mitte merele, vaid on vaade sisemaale. Ja ma tean, et tegelikult jällegi siin linnavalitsus plaanib ka uue kaasaegse ja suurema rannahoone ehitust. Nii et selle kohaliku seltsi liikumise panus on olnud alati väga-väga oluline. Aga Pelgulinnas on elanud ja elavad ka praegu kuulsad eestimaalased, keda me teame. Jah, oma koldemajades võib-olla üks kuulsamaid elanikke täna on laulja Heidi Tamme, kelab just seal Tupik tänavas. Aga minu selja taga siis siin Ristiku tänava majade ääres siis elas ühes nendest majades siis omal ajal kuulus Estonia ooperilaulja Benno Hansen, kes koliski siia siis 30. aastal, kui maja valmis sai, elas siin kuni oma surmani 50 aastate alguses. Ja Benno Hansen oli väga imposantne isiksus. Ta on kohalikud Pelgulinna elanikud meenutanud, et ta siis 30-ndatel tuli saaniga mööda Õle tänavat koju talvel ja siis lapsed hüppasid talle saani peale, viis neid siis järgmise tänava nurgani. Ja siin siis vana Tarabella ehk Timuti ja siis Ristiku tänava nurgal, kus täna on väga tore Ristikina kohvik, oli siis pärast sõda kõrts, kus siis olevat Benno Hansen koos Raimond Valgrega siis teinud muusikat ja laulnud. Nii et isegi Valgrel oma lugu rääkida seoses Pelgulinnaga. Eelmise hooaja ühes sügiseses saates rääkisime Johansoni koolimajadest ja ka Ristiku koolimajast, aga see ei ole ometigi Pelgulinnas ainuke koolimaja. Jah, Pelgulinna haridus- või koolilugu algab täpselt tsaariaja lõpus, kui Pelgulinn oli kiiresti arenev uus eeslinn, kus oli palju töölisperesid, ka palju noori lapsi ja tekkis vajadus siis algkooli järgi. Ja esimene Pelgulinna algkool avas uksed siis tänase Mulla ja Ristiku tänava nurgal. Seal on praegu parkimisplats, seal oli pikk ühekordne viilkatusega maja, mis kuulus seal kõrval asunud tellisetehase omanikule Johan Krabile
et selles Krabi siis majas avas esimene Pelgulinna kool 1912 oma uksed. Aga Pelgulinn kasvas, see kool jäi juba tegelikult õige pea kitsaks ja siis uue kaasaegse algkooli ehituseni jõutigi siis aastatel 1927-29 jällegi Herbert Johanson, kes toona juba töötas siis linnavalitsuse ehitusosakonna projekteerimisbüroo juhatajana. Ja Herbert Johansoni projekti järgi siis see üks ilusamaid Eesti-aegseid koolimaju siia toonase Oskari tänava lõppu on siis ehitatud, sest tõepoolest see koolimaja toona lõpetas Pelgulinna. Et tänav lõppes koolimaja ees ära, koolimaja taga oli heinamaa, kus avanes juba otsevaade siis Sitsimäel kõrkunud Balti puuviljavabriku hoonetele. Et vahepeal mitte midagi muud siin ei olnud. Aga juba 30-ndatel siis tänav teeb niisuguse väikse jõnksu ja pikeneb siis sinna edasi. Ja hakkab siis 30-ndatel ka selle siis ülejäänud Pelgulinna osa hoonestamine. Et tegelikult see siis toonane algkool, tänane Ristiku põhikooli hoone, mis on ka kenasti renoveeritud aastal 98, et see moodustab niisuguse terviku selle oma koldemajadega ja siia Maisi vana Nurme tänava äärde jäävad veel ka 1929 jällegi Herbert Johansoni projekti järgi siis ehitatud linnateenistujate kortermajad. Et see kõik kokku ongi niisugune ilus mälestus esimesest Eesti ajast. Nüüd on see koht saates, kus räägime kõigepealt eelmise saate küsimusest ja ka nendele vastajatest. Küsimus oli sedakorda, milline on kõige uuem Eesti raudteearhitektuuri näide, mis muinsuskaitse alla on võetud. Küsimus tekitas natuke segadusi, et kas siis tegelikult õige vastus on Balti jaama see lähirongide ootepaviljon, kuna ta on kõige uuem iseenesest, aga kõige viimasena võeti Tapa vastu, nii et kõik vastused on õiged. Nüüd, kes saab raamatu? Jah, ma ütlen veel kõigepealt seda, et just praegu, kui me saade läheb eetrisse, möödub 50 aastat sellest, kui ehitati tsaariaegse Balti jaama vaksali ümber see tänane valge kast. Et tegelikult suur osa sellest pae vaksali hoonest on tänase siis Balti jaama peahoone sees alles. Ja me oleme ka õige pea tunnistajaks hetkele, kus võetakse juba kaitse alla esimene uue Eesti aja hoone, milleks saab nähtavasti siis rahvusraamatukogu. Et me oleme hakanud juba ka siis hoidma ja väärtustama seda kaasaegset arhitektuuri. Seda on ainult rõõm kuulda, aga nüüd ootab inimene, kes raamatu tahab. Pinge kasvab. Küll on pikk nimi. Rene Aavola. Nii, palju õnne. Võtan teiega kindlasti ühendust, et kuidas raamatu kätte saab. Aga ka selles saates on küsimus, meie oleme siin kenas tagahoovis aias. Kuidas küsimus kõlab? Ja, et me tõesti oleme siin siis oma kolde Ristiku tänava majade tagahoovis. Siin tegelikult näeb, kui suured aiad nende siis majade juurde ka rajati. Aga küsimus on järgmine, et kellena töötas Tallinna linnavalitsuses pikki aastaid arhitekt Herbert Johanson? Kellel see vastus teada? Palun saatke meile meiliaadressile majadajas@tallinnatv.eu pooleteise nädala jooksul see vastus ära. Ja selle kõigega on meie tänane saade läbi. Tänan, et vaatasite ja kohtume 2 nädala pärast.